Põhja-Atlandi ookeani keskel, Šotimaa ja Islandi vahel asub väike saarestik nimega Fääri saared. See koosneb 18 saarest ja peaaegu kõigil neist elavad inimesed. Aastaks 2026 on selle elanikkond vaid veidi üle 56 000. Elanikkond on väike, kuid see koht on ainulaadne, sest peaaegu igal pool, kuhu vaatad, on kõrged mäed, järsud kaljud, meri ja väikesed külad. Fääri saared kuuluvad Taani kuningriigi koosseisu, kuid neil on oma valitsus ja parlament paljude kohalike seaduste ja otsuste jaoks. Neil on ka oma keel, mida nimetatakse fääri keeleks, mis pärineb vanapõhja keelest, mida kasutasid Põhjala asunikud, kes saabusid siia üle 1000 aasta tagasi. Kuid enne inimeste saabumist olid saared ise juba ammu tekkinud. Fääri saared on vulkaanilise päritoluga. See tähendab, et siin olevad kivid on tekkinud laava ja vulkaaniliste pursete tulemusena miljoneid aastaid tagasi. Aja jooksul on jää, vihm, tuul ja meri kujundanud mäed ja kaljud, mida täna näeme. Seetõttu näevad paljud Fääri saarte osad välja nagu kõrged kiviseinad, mis langevad otse merre. Saarestiku kogupindala on väike, umbes 1400 ruutkilomeetrit. Põhjast lõunasse on kogu arhipelaagi pikkus vaid umbes 113 kilomeetrit. Kuid kuna siin on palju mägesid, fjorde ja eraldi saari, ei ole liikumine sirgjooneline. Inimesed kasutavad teid, sildu, parvlaevu ja tunneleid. On olemas ka veealused tunnelid, mis kulgevad otse mere all, et ühendada erinevaid saari. Ilm mõjutab samuti igapäevaelu väga palju. Sageli on tuul tugev, ilm võib kiiresti muutuda. Päevas võib olla selge ja siis mõne aja pärast võib tulla udu, vihm või tugev tuul. Seda seetõttu, et Fääri saared asuvad Põhja-Atlandi keskel. Saared saavad otse merelt pidevalt muutuvate ilmastikusüsteemide mõju. Seetõttu on inimesed siin harjunud enne reisimist, kalapüüki või mägedesse ronimist ilma kontrollima. Ja meri on fäärlaste elus väga oluline. Paljude põlvkondade jooksul on kalapüük olnud üks nende peamisi toidu- ja sissetulekuallikaid. Kuni tänaseni tuleb suur osa Fääri saarte majandusest kalapüügist ja kalakasvatusest. Seega, isegi kui see on nüüdisaegne koht. Inimestel on endiselt tugev side merega. Suurimal saarel, Streimoil, asub pealinn Tórshavn. See on väike võrreldes enamiku Euroopa pealinnadega, kuid siin elab suur osa Fääri saarte elanikkonnast. Siin asuvad ka valitsusasutused, ettevõtted, koolid, restoranid ja peamine sadam. Nimi Tórshavn tähendab Toori sadamat, viidates Toori nimele. Ta on äikesejumal vanas Norra usundis. Sellel paigal on ka pikk ajalugu. Norra asunike ajal kogunesid inimesed väikesele poolsaarele nimega Tinganes, et teha seadusi ja lahendada kogukonna probleeme. Umbes 9. sajandil alustas siin tööd parlament, mida hiljem hakati kutsuma nimega Lõhting. See on üks maailma vanimaid parlamenditraditsioone. Tinganesel võib siiani näha vanu punaseid puumaju, millel on rohu või murukatused. Paljud vanalinna Tórshavni majadest on mitusada aastat vanad ja mõned neist kasutatakse siiani valitsushoonete või elamutena. Silma paistab ka romikatustel, see pole ainult disain. Murukamar ehk paks muld ja rohi on katustel kasutusel olnud juba ammu, sest see aitab hoida maja sees sooja, külma ja tuulise ilmaga. See aitab ka katust taitsta karmide ilmastikuolude eest. Seetõttu kasutatakse rohu või murukatuseid siiani nii mõnelgi traditsioonilisel kui ka moodsal hoonel Fääri saartel. Ja siin näeb, kuidas inimesed selles paigas elasid. Nad ei saanud muuta merd, mägesid ega tugevat tuult. Seega pidid nemad kohanema. Nad ehitasid maju, mis sobivad kliimaga. Nad leidsid viise, kuidas saarte vahel liikuda ja nad leid endale elatise merest, mis neid ümbritseb. Aga mida kaugemale me Tórshavnist liigume, seda rohkem näeme, kui suur on järskude mägede ja Atlandi ookeani mõju igale väikesele kogukonnale Fääri saartel. Kuna Fääri saared on üksteisest eraldatud, juba ammu on olnud keeruline liikuda ühelt saarelt teisele. Varem tuli loota parvlaevale või kasutada palju pikemat maanteed, kuid viimastel aastakümnetel on nad leidnud teise lahenduse. Nad kaevasid tunnelid otse mere alla. Üks kuulsamaid neist on Eisturoi tunnel. See avati
2020 aastal. See ulatub üle 11 kilomeetri ja ühendab Streymoid, kus asub pealinn Tórshavn ning Eysturoy saart. Kuid kõige erilisem selle juures on see, et mere all on ringristmik. See on maailma esimene veealune ringristmik. Siin kohtuvad 3 tunnelit. Keskel on suur kunstiteos ja ümberringi sinine valgustus. Juhtidel on võimalik tunnelis sõites kuulata ka spetsiaalset muusikat. Kõige sügavamal osal ulatub see peaaegu 190 meetrini merepinnast allpool. Enne tunneli ehitamist võis mõnel marsruudil sõit võtta üle tunni. Nüüd kestavad mõned sõidud vaid umbes 15 kuni 20 minutit. Ja see ei ole ainus veealune tunnel Fääri saartel. Praegu kasutatakse 4 sellist tunnelit. Vaga tunnel ühendab Vagari ja Streymoi. Nordoja tunnel ühendab Bordoi ja Turoi. Eysturoyer tunnel ühendab Streymoi ja Eysturoy. Ja Sandoyer tunnel on samuti üks saari ühendavatest tunnelitest. Tänu sellele saavad rohkem inimesed reisida saarte vahel ainult autoga. Parvlaeva pole enam alati vaja. Nende tunnelite ehitamine on keeruline, sest suurem osa Fääri saarte kivimist on basalt. Basalt on kõva vulkaaniline kivim. Tunneli tegemiseks puurivad töölised kivisse auke ja panevad lõhkeaineid. Purustatud kivi eemaldatakse aeglaselt. Seda korratakse mitu korda, kuni merealune tee on valmis. Selline projekt on väga kallis väikese elanikkonnaga koha jaoks, kuid see on igapäevaelus suur abi. Tööle, kooli, haiglasse ja teistesse linnadesse jõuab kiiremini. Samuti on lihtsam viia kaupu ja teenuseid ühelt saarelt teisele. Seetõttu ei ole tunnelid ainult turismiobjektid. Need on olulised, et inimesed Fääri saartel oleksid paremini ühendatud. Aga samal ajal kui nüüdisaegsed tunnelid ühendavad saari, on üks loom juba ammu olnud oluline osa saare elust. See on lammas. Isegi Fääri saarte nimi, Faroe pärineb sõnast faar, mis tähendab lammast. Seda seletatakse tavaliselt kui lambasaared. Saarte peal on olnud lambad juba üle 1000 aasta, alates vanapõhja asunike ajast. Lammas oli tol ajal tähtis, sest ta andis liha ja villa. Villa kasutati riiete valmistamiseks, mis olid vajalikud külma ja tuulise kliima jaoks. Sajandeid oli vill ka üks tähtsamaid tooteid, mida Fääri saared mujale müüsid. Siin on isegi vana ütlus, mis tähendab, et vill on Fääri saarte kuld. Ka tänapäeval on Fääri saartel rohkem lambaid kui inimesi. Hinnanguliselt on seal umbes 70 000 lammast. Fääri saarte lambad on väikesed, kuid vastupidavad. Nad on harjunud külma ilma, tugeva tuule ja järskude mägedega. Tavaliselt söövad nad vabalt avaratel karjamaadel. Neid võib näha mägiteede ääres ja mõnikord otse külade lähedal. Vill ei ole enam majanduses nii tähtis kui varem, sest ülemaailmsel turul on nüüd rohkem odavaid kangaid, kuid kudumise traditsioon elab Fääri saartel endiselt edasi. Inimesed teevad endiselt villast tampsuneid, mütse ja muid rõivaid. Ja paljudele fäärlastele ei ole see lihtsalt vana viis riiete tegemiseks. See on osa nende kultuurist. Seega, Fääri saartel näed saarte peal 2 erinevat ajastut, mis eksisteerivad kõrvuti. Mere all on kaasaegsed tunnelid, mis on ehitatud tänapäevase inseneriteadusega. Mäe otsas aga on lambad, mis näivad olevat muutumatud sajandite jooksul. Ja mõlemad näitavad, kuidas inimesed on õppinud elama paigas, mida meri on jaganud ja karm ilm on kujundanud. Siiani elab Fääri saartel edasi üks vana traditsioon, mida nimetatakse Fääri saarte ahelatantsuks. Selles tantsus hoiavad inimesed üksteisel käest kinni, liiguvad üheskoos ja laulavad pikki lugusid. Muusikariistu pole vaja, kasutatakse ainult inimeste häält ja liikumist. Neid laule nimetatakse ballaadideks. Paljud lood räägivad kuningatest, sõdalastest, armastusest ja sündmustest, mis pärinevad vanast vanapõhja kultuurist. Ahelatants on oluline, sest see aitas säilitada Fääri saarte lood ja keele sajandite jooksul. Peamine keel siin on fääri ehk feroe keel. See on põhjagermaani keel, mis pärineb vana põhjakeelest, mille tõid siia põhjale asunikud üle 1000 aasta tagasi. Pikka aega kasutati koolides ja kirikutes peamiselt taani keelt. Fääri keelt kasutasid inimesed aga jätkuvalt kodus, igapäevastes vestlustes ja lauludes. 1846. aastal Wenceslaus Hammershaimb töötas välja standardse viisi fääri keele kirjutamiseks. See oli suur abi, et keelel oleks ühtne kirjutamis- ja õpetamisviis. 1938. aastal fääri keel ja taani keel said koolides ja kirikutes võrdseks ja
1948 aastal sai fääri keel peamiseks keeleks. Tänapäevani kasutatakse igapäevaelus enamasti fääri keelt. Taani keel on ametlik teine keel ja seda õpetatakse samuti koolis. Seetõttu ei ole ahelatants lihtsalt tavaline tants. See on ka viis, kuidas järgmisele põlvkonnale edasi anda vanu laule, lugusid ja fääri keelt. Kui oleme rääkinud inimeste kultuurist, liigume nüüd ühe kõige tuntuma saare juurde põhjas, Kalsoile. Saar on pikk ja kitsas ning täis kõrgeid mägesid. Siin on 4 väikest küla ja elanikkond on väga väike. Üks tee, mis on umbes 17 kilomeetrit pikk, kulgeb Sidratalurist lõunas kuni Trolaneseni põhjas. Sellel teel sõites läbid 4 tunnelit, mis on rajatud otse mägede sisse. Mõned teelõigud ja tunnelid on üsna kitsad. Seetõttu peavad juhid olema eriti ettevaatlikud. Kalsoi kõige põhjapoolsemas osas asub Kalori tuletorn. Tuletorn ise on väike, kuid koht on kuulus ümbritsevate vaadete poolest. Siit avaneb vaade kõrgetele rohelistele mägedele, mis langevad otse Atlandi ookeani. Tuletorni juurde jõudmiseks peab kõigepealt minema Trolanese külla ja sealt mäkke kõndima. Kui ilm on ilus, näed siit mitmeid lähedal asuvaid saari. Kuid Kalsoil muutub ilm kiiresti. Võib järsku tekkida udu, vihma või tugev tuul. Kalsoi muutus veelgi kuulsamaks pärast seda, kui seda kohta kasutati James Bondi filmi Pole aega surra, No Time to Die võteteks. Film ilmus 2021 aastal. Filmi üks osa filmiti Kalori lähedal. Pärast filmimist tegi kohalik kogukond väikese mälestusmärgi, mis meenutab hauakivi James Bondile filmi mälestuseks. Kuid enne kui filmimeeskonnad ja turistid saabusid, mäed, tunnelid ja Kalsoi meri on juba ammu olnud kohalike elanike igapäevaelu osa. Ja nagu ka teistes Fäärisaarte piirkondades, on siin selgelt näha, kuidas inimesed on õppinud kohanema raskesti ligipääsetavas paigas. Selle asemel, et lasta mägedel ja merel neid lahutada, ehitasid nad teid ja tunneleid. Ja kuigi tehnoloogia nende ümber muutub, hoiavad nad endiselt alles oma keelt, laule ja traditsioone, mis pärinevad eelmistest põlvkondadest. Fäärisaartel ei ole inimeste elus tähtsad ainult kultuur ja tunnelid. Suur osa nende elatusest tuleb ka merest. Fäärisaartel on vähe maad ja seal pole suuri põllumajanduspiirkondi. Samuti puudub seal suur naftatööstus. Kuid ümbritsev meri on väga kalarikas. Seetõttu on kalapüük olnud sajandeid paljude fäärlaste peamine töö. Ka tänapäeval on kalapüük ja kalakasvatus nende majanduse kõige olulisem osa. Üle 90% Fäärisaarte eksporditavate toodete väärtusest tuleb kalast ja mereandidest. Nende hulka kuuluvad tursk, kilttursk, heeringas, makrel ja eriti Atlandi lõhe. Siin on lõhekasvatus väga suur tööstusaru. Lõhed kasvatatakse saari ümbritsevates külmades vetes, enne kui see saadetakse Euroopasse, Aasiasse ja teistesse turgudesse. Viimaste kaubandusandmete kohaselt lõhe on endiselt Fäärisaarte suurim üksik mereandide ekspordiartikkel. Seega, kuigi piirkonna elanikkond on väike, müüakse välismaale väga suur kogus mereande. Kuid see ei tähenda, et Fääri elanikud tegelevad ainult kalapüügiga. Kasvavad ka teised tööstusharud, näiteks tehnoloogia, teenused ja turism. Tänu kiirele internetile ja heale infrastruktuurile on nüüd lihtsam töötada interneti kaudu ka saartelt. Ja tänu uutele tunnelitele, mis ühendavad mõningaid saari, on lihtsam elada väikeses külas ja töötada mõnes teises kohas. Varem tuli võib-olla isegi praamiga sõita. Nüüd on mõnel marsruudil vaja ainult autot. See on suur muutus kogukondadele, mis on kaua olnud mere tõttu eraldatud, kuid samal ajal, kui elu muutub moodsamaks, tekib ka üks küsimus Fääri noorte jaoks. Kas nad jäävad oma väikesesse riiki või kolivad suurematesse linnadesse Taanis ja mujal Euroopas? Paljud lahkuvad, et õppida või töötada, kuid paljud tulevad ka tagasi. Mõne jaoks on rahulik elu, pere, kogukond ja loodusele lähedal olemine olulisemad kui elu suures linnas. Ja sellist eluviisi näeme, kui läheme alla Fäärisaarte kõige lõunapoolsemasse ossa. Siin asub Suduroi saar. Selle lõunatipus on Akra-Akrabergi tuletorn. Tuletorn ehitati 1909. aastal, et aidata laevadel, mis liiguvad selle piirkonna ohtlikes vetes. See asub maa lõpus, otse vastu avarat Põhja-Atlandi ookeani. Siin on tugev tuul ja ilm muutub kiiresti. Kui taevas on selge, avaneb merel lai vaade, aga kui udu tuleb, võivad kauged mäed ja kaljud kohe silmist kaduda.
Fääri saartel võib vahel näha veel üht kummalist vaatepilti. Kui tuul ja õhuniiskus on õiged, võib paks sudu voolata mööda Mäenõlvu alla. See näeb välja nagu juga, aga tegelikult langevad pilved ja udu. See ei ole vesi. See juhtub siis, kui tuul tõukab niiske ja külma õhu mäkke üles. Kui see jõuab tippu, voolab see alla teisele poole nõlva. Kuna udu on paks, näeb see välja nagu valge vesi, mis langeb kaljult alla. Kuid Faroe saarte pikk ajalugu ei ole näha ainult saarte otstes. Torshamni lähedal on küla nimega Kirkjubur. See on üks tähtsamaid ajaloolisi paiku riigis. Keskajal oli see Faroe saartel kiriku ja usuelu keskuseks. Siin võib näha Magnuse katedraali varemeid ja väikest Olavskirkjani, vana kirikut, mida kasutatakse siiani, kuid kõige kuulsam hoone siin on Kirkjubur kardur. See on väga vana puidust talumaja, mille osad on üle 900 aasta vanad. Selle vanimat osa nimetatakse Roikstoovaniks. Seda peetakse üheks maailma vanimaks puimajaks, kus elatakse siiani. Sama Fääri perekond on siin elanud 17 põlvkonda järjest. See tähendab, et samal ajal kui Euroopa muutus, toimusid sõjad, tekkisid uued riigid ja uued tehnoloogiad, elu selles talumajas jätkus ikka edasi. Muidugi ei tähenda see, et kõik on endiselt samamoodi nagu 1100-ndatel. Tänapäeval elavad siin inimesed juba kaasaegset elu, aga maja on endiselt tõeline ja oluline osa nende perekonnast ja ajaloost, mitte lihtsalt muuseumi eksponaat. Ja just see teebki selgeks, miks Fääri saared on nii erilised. Riik on väike ja asub kaugel Euroopa suurlinnadest, kuid see ei tähenda, et nad oleksid ajast maha jäänud. Nad ehitavad tunneleid mere alla, neil on kaasaegne kalatööstus ja kiire internet. Neil on kaasaegne valitsus ja ettevõtted, kuid samal ajal on endiselt alles fääri keel, kettants, lambakasvatus ja sajandeid kasutusel olnud majad. Nad ei pea valima, kas olla moodsad või traditsioonilised. Neil on mõlemad olemas. Ja võib-olla ongi see kõige olulisem põhjus, miks Fääri saared jäävad ainulaadseks. Siinsed inimesed on õppinud kasutama uut tehnoloogiat, ilma et nad peaksid unustama, kes nad on. Kohas, mida mäed ja meri lahutavad, on nad muutnud saarte ühendamise lihtsamaks. Kohas, kus on vähe põllumaad, on nad teinud mere enda elatusallikaks. Ja samal ajal, kui maailm väljaspool kiiresti muutub, hoiavad nad jätkuvalt oma keelt alles, traditsioone ja kogukondi, mis on nende saarte peal kujunenud rohkem kui 1000 aasta jooksul. Fääri saarte loo lõpus on üks asi, mida on oluline mõista. Saared on kaugel, elanikkond on väike, ilm muutub pidevalt. Ja Põhja-Atlandi keskel ei ole lihtne elada. Kuid see ei tähenda, et inimesed siin tahaksid lahkuda. Tegelikult kasvab Fääri saarte elanikkond pidevalt. Aastaks 2026 elab siin üle 55 000 inimese. See on rohkem kui eelmistel aastakümnetel. See näitab, et kuigi paljud fäärlased lahkuvad ajutiselt, et õppida või töötada Taanis ja teistes riikides, otsustavad paljud siiski tagasi tulla või siia jääda. Selle üheks peamiseks põhjuseks on nende elustiil. Kogukonnad on väikesed, mistõttu tunnevad inimesed üksteist sagedamini. Perekonnad on lähedasemad. Ja kuna paljudesse kohtadesse on lühike vahemaa, saab kiiresti kodust tööle, kooli või mere äärde. See ei tähenda, et elu siin oleks täiuslik. Mõnede toodete hinnad on kõrged, sest neid tuleb importida teistest riikidest. Ka töövõimalused on piiratud võrreldes Euroopa suurte linnadega. Ja kui on vaja spetsiaalset arstiabi või haridust, mida saartel ei ole, on inimesi, kes peavad minema Taani. Kuid mida kaasaegsemaks Fääri saared muutuvad, seda vähem on probleeme, mida kaugus põhjustab. On kiire internet, on kaasaegsed haiglad ja koolid, on oma ülikool, on lennujaamad, parvlaevad ja tunnelid. Ja on valitsus, mis langetab palju otsuseid otse saarte enda vajadustest lähtudes. Fääri saared kuuluvad endiselt Taani kuningriigi koosseisu, kuid neil on ulatuslik omavalitsusõigus. Fääri saarte valitsus haldab paljusid asju nagu kalandus, maksud, äri, transport, haridus, kultuur ja sotsiaalteenused. See tähendab, et isegi kui elanikkond on väike, paljud igapäevaelu puudutavad otsused tehakse otse Fääri saartel. See on oluline, sest nende olukord erineb Taanist. Majandus on erinev, geograafia on erinev. Ja erinevad on ka probleemid, mida tuleb lahendada, kui sinu riik koosneb väikestest saartest Atlandi ookeani keskel.
Seega, kuigi nad on osa suuremast Taani kuningriigist, Fääri saartel on siiski selge oma identiteet. Neil on oma lipp, neil on oma parlament, neil on oma keel. Ja neil on kultuur, mida nad ei pea maha jätma lihtsalt selleks, et olla kaasaegsed. See on ka üks põhjus, miks kodu mõiste on Fääri saartel nii oluline. See ei tähenda ainult maja, selle alla kuuluvad ka koht, perekond, keel ja kogukond. Kui sa kasvad üles väikeses külas, kus tunned paljusid inimesi, on sinu side selle kohaga hoopis teistsugune. Sa tead, milline mägi on maja taga. Sa tead, kust puhub tugev tuul. Sa tead, milline tee võidakse halva ilmaga sulgeda ja sa tead ka, kellele helistada, kui vajad abi. Seda ei ole lihtne rahas mõõta. Seetõttu on mõnel loorel Fääri saartelt, kes on kogenud elu Kopenhaagenis või mõnes teises suures linnas, põhjust tagasi tulla. Võib-olla on seal rohkem töökohti ja meelelahutust, aga Fääri saartel on lihtsam olla lähedal perele, loodusele ja kogukonnale. Ja see ei tähenda ka, et nad peavad elama nagu nende esivanemad. On kaasaegseid töökohti, rahvusvahelisi ettevõtteid, muusikuid, disainereid, tarkvaratöötajaid ja teadlasi. On inimesi, kes töötavad interneti teel välismaa ettevõtete heaks, elades samal ajal ikka veel Fääri saartel. Seega ei pea enam alati valima kaasaegse elu ja väikese saare kogukonna vahel. Võib-olla mõlemat. On üks fäärikeelne sõna, mida sageli kasutatakse kirjeldamaks mugavat tunnet, kui on vaikne, turvaline ja oled koos inimestega, kes on sulle lähedased. See sõna on hugni. See on nagu lihtne rõõm ja mugavus, milleks pole vaja suurt sündmust. See võib olla perega koos söömine, kohvi joomine, kui väljas on halb ilm, või lihtsalt kodus istumine, samal ajal kui kuuled tuult ja vihma. See ei ole mingi ainulaadne idee, mida leiab ainult Fääri saartel, aga on lihtsam mõista, miks on oluline kohas, kus ilm sunnib inimesi sageli siseruumidesse jääma ja koos aega veetma. Ja võib-olla just siin näeb ka, miks nii paljud vanad traditsioonid saartel endiselt elus on. Mitte sellepärast, et nad ei taha muutuda, vaid sellepärast, et on asju, mida ei pea kõrvale heitma, kui saabub uus tehnoloogia. Võib ehitada veealuse tunneli ja samal ajal kanda kootud villast kampsunit. Võib kasutada nutitelefoni ja samal ajal rääkida fääri keelt. Võib töötada moodsas kontoris ja ikkagi osaleda kettantsus, kui toimub kogunemine. Ei ole vaja kustutada vana eluviisi, et sammu pidada kaasaegse maailmaga. Ja see on üks selgemaid asju, mida Fääri saartel näha võib. Paljudes riikides, kui mõni koht muutub moodsamaks, kaovad väikesed kogukonnad järk-järgult ja inimesed kolivad suurtesse linnadesse. Fääri saartel toimuvad samuti muutused, kuid nemad kasutavad uut infrastruktuuri selleks, et oleks lihtsam väikestes külades elada. Tunnel ei tee ainult reisimist kiiremaks. See võimaldab perel elada väikesel saarel, samal ajal kui üks pereliige töötab suuremas linnas. Kiire internet pole ainult meelelahutuseks. See võimaldab teha tööd, mille jaoks varem pidi riiki vahetama. Nii kasutavad Fääri saared moodsat tehnoloogiat omal moel, et kaitsta oma väikseid kogukondi. Mitte kõik ei jää sinna elama. Mitte kõik ei taha elada väikesel saarel ja kui majandus ja kliima muutuvad, ilmuvad uued probleemid. Kuid on selge, et kaugus ei tähenda enam seda, mida varem. Fääri saared ei ole enam lihtsalt rühm saari, mida meri eraldab. Nad on nüüd rohkem ühendatud kui kunagi varem. Kuid igal paigal on siiski oma identiteet alles. Nii et kui on üks asi, mida võib näha kogu Fääri saarte loos, siis see ei räägi vaikusest ega maailmast eraldatusest. Põhjus, miks need saared on erilised, on palju lihtsam. Siinsed inimesed on õppinud, kuidas oma olemasolevas paigas elu korraldada. Nad ei saa mäge eemaldada, nad ei saa tuult peatada, nad ei saa saari Euroopale lähemale nihutada. Seetõttu leidsid nad viisi, kuidas kõige sellega koos elada. Ja samal ajal, kui paljudes maailma paikades otsitakse ikka veel suuremat, kiiremat ja uuemat, on Fääri saartel inimesi, kes valivad jäämise väikesesse paika, mida nad on kaua koduks kutsunud. Mitte sellepärast, et neil poleks mujale minna, vaid sellepärast, et nende jaoks on siinne elu piisav.